Nii, tere pärastlõunat kõigile ja tere tulemast toiduohutuse õigusaktide infopäevale. Mina olen Kirli Ats, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esinaine ja täna siis selle infopäeva moderaatori rollis. Nii, enne kui me läheme siis tänase infopäeva sisu juurde, siis sooviksime üle käia mõned tehnilised nõuded. Et palun kontrollige, et teie Zoomi osaleja nimi oleks kujul eesnimi ja perekonnanimi. Et see on oluline hilisemalt siis meie jaoks ja ka teie enda jaoks, et me saaksime siis teile vastavalt saata informatsiooni. Palun lülitage kindlasti välja oma mikrofon, vajutades siis mute nupule. Ja palun lülitage välja ka kaamera, et me tagaksime niimoodi siis parema levi. Kõik küsimused lektorile palume teil esitleda siis kas siis vestluskastis, chat või anda peale ettekannet siis käega märku, et te soovite sõna saada ja mina siis saan teile sõna anda. Nii, aga läheme tänase siis päevakava juurde, et meil on siis mitmeid erinevaid ettekandjaid ja huvitavad teemad, et tänase päevakava orienteeruv lõpp on siis 4:30 ja et mitte rohkem aega kulutada, me annaksimegi siis sõna meie tänasele infopäeva esimesele ettekandjale, kes siis on Evelin Kivimaa, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonnas peaspetsialist ja ta annab siis ülevaate hommikusöögi direktiivide rakendamisest. Nii, palun, Evelin. Tere kõigile, ma nüüd jagan ekraani ka. Nii, kas on näha? Jah, on ilusti näha. Okei. Aitäh sissejuhatuse eest, Kerli. Ma alustan siis täna selle infopäeva teist osa ja alustan oma ettekandega, mis annab ülevaate hommikusöögi direktiivide muudatustest. Ja minu nimi on Evelin Kivimaa ja olen Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist toiduohutuse osakonnast. Kõigepealt täpsustaks, et mis siis üldse on hommikusöögi direktiivid. See on selline koondnimetus, mis hõlmab enda alla mitmed erinevad direktiivid. Need on siis mee, mahlatoodete, džemmide ja muude sarnaste toodete ning kondenspiimade kohta. Ja taustaks ka nii palju, et 2024 aasta 14. mai avaldati Euroopa Liidu teatajas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2024/1/438, millega siis neid 4 direktiivi muudeti. Ja veel täpsustuseks nii palju, et direktiivi nõuded on meil üle võetud Eestis riigisiseste õigusaktidega ehk siis põllumajandusministri määrustega. Ja tulenevalt sellest, et neid direktiivi nüüd muudeti 2 aastat tagasi, siis oli meil vaja muuta ka Eesti õigust. Ehk siis ma annan tootegruppide kaupa siis ülevaate, mis muudatused siis tehti. Ja alustame meest. Mee muudatused kehtestati siis Regionaal- ja Põllumajandusministri määrusega number 93. Ja kõige suurem muudatus oli seotud päritoluriikide esitamisega märgistusel ja just meesegude puhul. Praegu kehtivad sellised nõuded, et mee puhul tuleb esitada päritoluriik või riigid, kust mesi on korjatud. Aga meesegude puhul on lubatud kasutada ühte järgnevatest märgetest, et vastavalt siis kas see on Euroopa Liidust pärit meesegu, väljaspoolt Euroopa Liitu pärit meesegu või Euroopa Liidust ja väljaspoolt Euroopa Liitu pärit meesegu. Nüüd muudatus on see, et meesegude puhul esitatakse põhivaateväljas kõik päritoluriigid osakaalu alanevas järjestuses koos protsentidega. See rohelisega märgitud tekst tähistab seda, et Eesti kasutas direktiiviga antud võimalust kehtestada natuke leebemad nõuded meesegude märgistusel. Ehk et kui mesi pärineb rohkem kui 4 päritoluriigist ja nende mete 4 suuremat osakaalu moodustavad rohkem kui 50%,
siis võib märgistusele esitada need 4 esimest protsendiga ning ülejäänud riigid siis esitatakse ilma protsendita osakaalu alanemas järjestuses. Ja meesegu märgistusel esitatud mette osakaalude lubatud kõrvalekanne tegelikust sisaldusest on siis 5% ja see arvutused tehakse siis jälgitavusdokumentide alusel. Nüüd, kuna mesindussektor soovis rangemaid nõudeid kehtestada, siis see lihtsustatud nõue läheb nii-öelda muutmisele, ehk siis selle muudatusega algatatakse sätte kehtetuks tunnistamine. Ja selle tulemusel on siis meesegude puhul kehtib nõue, et märgistuse põhivaateväljas esitatakse kõik päritoluriigid osakaalu alanevas järjestuses koos protsentidega. Siis teine päritoluriikide esitamisega seotud muudatus on seotud veel väikepakenditega, ehk need on siis sellised üksikportsjon pakendid, mida võime näiteks hotellis näha, et alla 30 grammised sellised. Ja siiamaani neid erandeid selle märgistamise puhul ei olnud, küll aga tulenevalt sellest, et nüüd päritoluriigid tuleb kõik esitada ja võib-olla mõne mee puhul on näiteks neid 10 tükki või rohkem, siis see tehniliselt lihtsalt ei ole võimalik nii väikesele pakendile neid kõike märkida, siis väikepakenditele on lubatud siis need päritoluriikide nimed asendada 2-tähelise koodiga, näiteks Eesti puhul on EE. Siis meeliigituse muutmine, et kui praegu liigitatakse mesi töötlemiseks ja müügiks pakkumise järgi kärjemesi, kärjetüki või kärjetükkidega mesi, nõrutatud mesi, vurrimesi, pressitud mesi ja filtreeritud mesi, siis filtreeritud mett kui sellist meeliiki enam edaspidi ei ole ja see liigitub pagarimee alla. Ja see muudatus tuleneb sellest, et tööstusliku filtreerimisega eemaldub meest suur osa õietolmust ja muud iseloomulikud elemendid ja seetõttu on hiljem raske kontrollida sellise mee botaanilist ja geograafilist päritolu ja seetõttu ka selline muudatus. Siis liigume edasi mahlade juurde, et mahla muudatused on kehtestatud regionaal- ja põllumajandusministri määrusega number 49 ja üks suurem muudatus on seotud siis uue mahlakategooriate lisandumisega. Ehk siis kui praegu on selline nõue, et mahlade puhul, kus on vähendatud looduslike suhkrute sisaldust, siis ei tohi kasutada neid nimetusi nagu mahl ja mahl kontsentreeritud mahlast. Aga nüüd muudatusena on lisandunud juurde uued vähendatud suhkrusisaldusega mahlakategooriad. Ehk need on siis vähendatud suhkrusisaldusega mahl, vähendatud suhkrusisaldusega mahl kontsentreeritud mahlast ja vähendatud suhkrusisaldusega kontsentreeritud mahl. Tingimus on see, et suhkrusisaldus peab olema vähendatud vähemalt 30%, et sellist toodet saaks selliselt nimetada. Ja selliste toodete mahlakategooriate tootmiseks on lubatud teatud töötlemisviisid. Need on siis pärmiga fermenteerimine ja membraan filtreerimine. Ja selliste töötlemisviisid on lubatud, aga selliste tootekategooriate puhul peavad olema siis nende töötlemisviiside kasutamise puhul säilitatud kõik lõpptoote ka muud olulised füüsikalised, keemilised ja organoleptilised omadused. Siis veel on muudatus, et diferentseeritakse nektarile suhkru lisamise kogus sõltuvalt puuvilja liigist. Praeguste nõuete kohaselt on lisatud suhkruid, mett või mõlemat on lubatud siis 20% valmistoote kogumassist. Aga muudatusena siis on vastavalt puuvilja liigist ja ka selle puuvilja happesusest siis need suhkrumee või mõlema kogus on siis erinev ja need täpsemad kõik need puuviljad ja marjad on siis leitavad selle
määruse lisa 2, et vastavalt seal on punkt 1, punkt 2, punkt 3, et need on happesuste järgi on jaotatud need puuviljad, marjad ära. Siis praegu kehtivate nõuete kohaselt ei tohi mahlade puhul, kuhu ei tohigi üldse suhkruid lisada, siis ei tohi kasutada väidet, et see on ilma suhkruta. Küll aga muudatusena tuleb see, et mahla puhul on lubatud siis toote nimetusega samas vaateväljas kasutada märget, et mahlad sisaldavad ainult looduslikult esinevaid suhkruid. Ja see on siis kahe toote puhul, see mahl ja mahl kontsentreeritud mahlast, et nende puhul on see edaspidi lubatud. Ja siis praeguste nõuete kohaselt kookospähklist saadud mahla seaduslik nimetus on kookosmahl, aga edaspidi võib siis kookosmahla sünonüümina kasutada ka nimetust kookosvesi. Et selline muudatus veel. Liikudes edasi džemmide juurde, et džemmi muudatused on kehtestatud regionaal- ja põllumajandusministri määrusega number 98 ja üks suurimaid muudatusi on seotud puuvilja ja marjasisalduse suurendamisega. Ehk siis džemmis on see suurendatud 350-lt 450 grammile valmistoote kilogrammi kohta ja seal hulgas ka moos ja ekstra džemmi puhul on siis suurendatud puuvilja marjasisalduse nõuet 450-lt 500 grammile valmistoote kilogrammi kohta. Ja juhin tähelepanu sellele, et moosi puhul on selles osas pikem üleminekuaeg ehk siis 1. jaanuar 2027. Siis teine muudatus on seotud üldsuhkrusisaldusega ehk või tähendab lahustuva kuivaine refraktomeetriga määratud sisaldus. Sest praeguste nõuete kohaselt on džemm vähemalt 60% ja moos vähemalt 40%, aga nüüd muudatusega on siiski säilitatud riigisisene erisus, vähendada küll suhkrukogust, aga on kehtestatud kindel vahemik. Ehk džemm jääb samaks, et see on vähemalt 60% ja moosi puhul on siis nüüd vahemik 40–59%. Siis üldsuhkrusisaldus grammi 100 grammi kohta märge, et selle esitamine praeguste nõuete kohaselt on kohustuslik, aga muudatusena seda enam märkima ei pea, sellepärast et märgistuse määruse kohaselt on see toitumisalase teabe esitamine niikuinii kohustuslik ja sellisel juhul oleks tegemist nagu dubleerimisega ja seetõttu on siis selle märke esitamise säte siis jäetud nüüd määrusest välja ja enam seda ei pea tegema. Ja toote nimetustes tsitrusmarmelaad ja tsitrusgelee marmelaad võib sõna tsitrus asendada tootes kasutatud tsitrusvilja nimetusega, ehk siis võib lihtsalt panna apelsini marmelaad. Et selline muudatus ka veel seoses džemmidega. Ja siis on viimane on piimakonservid ehk kondenspiimad ja nende muudatused on kehtestatud regionaal- ja põllumajandusministri määrusega number 44. Ja selle puhul oli üks suurem muudatus, et võimaldatakse töötlemisviis kondenspiimade ja piimapulbrite laktoosisisalduse vähendamiseks. Ja laktoosisisaldust võib siis vähendada laktoosi glükoosiks ja galaktoosiks muutmise teel. Et selline töötlemisviis on juba praegu lubatud joogipiima puhul ja seetõttu on siis selline tegemist siin puhul selline sama lähenemisviisi võimaldamisega, mis on siis joogipiimaga. Ja natuke tähtaegadest, et need nõuded, uued nõuded ja need muudatused rakenduvad 14. juuni 2026 aastal, mis on siis selle aasta suvel ja tooted, mis viiakse turule või mida märgistatakse enne seda nimetatud kuupäeva kehtinud nõueste kohaselt, võib turustada kuni varude lõppemiseni. Ja siin ma olen lihtsalt välja toonud kõik need määrused ja pluss nende muudatuste määrused linkidena, et kellel rohkem huvi,
siis on info kõik ühes kohas olemas, et lihtsalt selline informatiivne slaid. Nii minu poolt. Suur tänu! Suur aitäh, Evelin! Küsin kohe, kas kellelgi on tekkinud küsimusi? Nii. Hetkel. Nii, vist lõpetasin jagamise. Ja jagamine lõppenud. Hetkel ma ei näe, et keegi oleks käega märku andnud. Küll aga ma näen, et chati on kirjutatud ja kiidetud Evelin sinu ettekannet, et see on väga hea ja konkreetne ülevaade, nii et Aitäh! Suur aitäh sulle! Nii, aga kui meil ei ole küsimusi, siis ma arvan, et me võime edasi minna. Ma annaks siis sõna Külli Suurvarikule, ka Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumist toiduohutuse osakonnast. Ja tema räägib meile siis Eesti mee päritolu määruse DMR-i meetodiga. Palun, Külli. Ja, tere! Loodan, et kuulete mind hästi. Kuuleme hästi. Ja nüüd on ka ettekanne ilusti nähtav. Et Evelin rääkis siin meest. See mee teema tuleb aegalt ikka lauale ja viimasel ajal on ta lauale tulnud just pettustega seoses. Eriti on olnud teemaks meie olemuse pettused ehk et kas tegelikult on mesi see, mis seal purgi sees on või on see siirup või meie siirupi segu või midagi muud. Aga nagu Evelin siin oma ettekandes rääkis, on oluline ka mee päritolu. Ja nende mee pettuste teemadega olen mina natukene kursis olnud nüüd siin mõned aastad, aastast 2018 täpsemalt. Ja siis me hakkasime vaatama ka sellist asja, et kas on võimalik tuvastada mee päritolu laboris ehk analüütiliselt. Ja oligi eesmärk uurida, et kas on võimalik saada analüüsimeetod, mis siis võimaldaks määrata, kas tegemist on Eesti päritolu meega või mitte. Ja eriti hea oleks, kui sellise meetodiga saaks määrata ka muid mee näitajaid, näiteks, et kas saaks korraga analüüsida, et kas tegemist on Eesti päritolu meega ja et kas tegemist on päris meega. Ja siis me hakkasime ette valmistama. Kõigepealt kogusime infot ja siis valmistasime ette ühe hanke. Ja saimegi 2021. aastaks lepingut sõlmida Eesti Maaülikooli ja siis ühe kuulsa meelaboriga Saksamaal. Vähemalt nad ise arvavad küll, et nad on kuulsad ja et neil on tugev ekspertiis. Et on kaua aega neid meie analüüse teinud. Ja hankes siis tahtsimegi, et keegi võtaks enda peale selle töö, et koguda Eesti mee proovid, mis oleks Eestile just iseloomulikud, et need ära analüüsida saaks ja et siis nende andmete põhjal saaks sellise meetodi välja töötada. Ja siis meie proove kogutigi 2021 kuni 2023 ja järgmised 2 aastat oli ette nähtud sellise meetodi või mudeli väljatöötamiseks. Selle 3 aasta jooksul võeti Eestist proove kokku umbes 360. Enamus neist võeti tarudest, kärjemeest.
Osa võeti ka vurritatud meest mesilatest, suurtest selitustünnidest ja üks osa võeti siis ka turgudelt ja poodidest juba müügipakendist meest, mille peal oli siis kirjas, et see on Eesti mesil. Ja väiksem hulk proove koguti ka naaberriikidest, Lätist ja Soomest, et oleks võimalik siis vaadata, et kui hästi Eesti mesi siis eristub siin naaberriikide meest, naaberriikide päritolu meest. Nii. Kõik need meie proovid analüüsiti. Kõigepealt vaadati, kas see vastab kõikidele meemääruse parameetritele, mis seal kirjas on, eks ju, niiskus, HMF ja glükoos ja fruktoos ja kõik muu. Aga uuriti ka õietolmusisaldust, määrati, mis taimedelt see õietolm on, kui palju seda on. Ja määrati ka muid orgaanilisi ühendeid, ka muid suhkruid. Ja üllatuslikult tuli välja, et mõnedes kärjemee proovides esines võõrsuhkruid. Selitustünnidest võetud meeproovid osutusid kõik nõuetekohaseks ja ka mõningates müügipakendis meeproovide puhul olid võõrsuhkrud teemaks. Nüüd võib mõelda, et mis võõrsuhkrud siis sinna kärjemeesse saavad. Aga pärast, kui see proovivõtu meeskond sai need tulemused kätte, siis nad suhtlesid nende konkreetsete mesinikega ja tuli välja, et kogemata oli jäänud sinna kärgedesse siis mesilaste talvesööta. Et seda ei pruugi üldse palju olla, aga siis analüüsil tulid need välja. Ja esimesel aastal oli need natuke rohkem. Pärast seda, kui selline info ikkagi jõudis mesinikeni, siis järgmisel aastal oli juba neid vähem. Nii et, ja miks ei tulnud need siis välja sealt selitustünnidest või suurtest selitustünnist võetud proovide puhul? Tõenäoliselt sellepärast, et ei ole alati võimalik öelda, missugune mesilaspere tarvitab oma söögi lõpuni ära enne korjeperioodi algust. Et küllap need meed siis seal lõpuks nii palju ühtlustuvad, et sealt suurest tünnist võetud proovi puhul see enam välja ei tule. Või seekord ei tulnud välja. Nii, mis siis veel ma tahtsin teile rääkida? Ja need analüüsid, osa analüüse siis tehti tuumamagnetresonantsmeetodiga, määrati meest väga palju orgaanilisi ühendeid, nende esinemine ja sisaldus ja nende andmete põhjal koostati statistilise analüüsi põhjal siis mudelid, kus siis võrreldi Eesti päritolu kõikide muude riikide mee päritolu, kõikide muude riikidest pärit meega. Ja samuti võeti siis välja Eesti, Läti ja kõik muud riigid, aga ka selline mudel oli, kus oli Eesti, Soome ja kõik muud. Ka Eesti, Ukraina ja kõik muud riigid pandi võrdlusesse. Ja siis tahtsin siin veel rõhutada seda ka, et seda mudelit ei saa kuidagi kasutada meesegude puhul. Et see töötab ainult nii-öelda ühest konkreetsest piirkonnast pärit mee puhul. Ja tuli välja, et küllaltki hästi on võimalik seda mee Eesti päritolu eristada teistest,
aga mitte nii väga hästi Läti ja Soome päritolu mee puhul. Siin on selline probleem ka, et see eristamise jaoks on vaja küllaltki paras ports proove, aga Läti ja Soome proove oli sellel konkreetsel laboril vähe. Oligi vast mingi 40-50 proovi. Nii et võrreldes siin kõikide muude riikide proovidega, siis seda oli liiga vähe ja see kajastub siin ka vale positiivsete ja vale negatiivsete tulemuste määras. Et nagu siin on näha, siis siin Eesti versus kõik teised riigid on need valed positiivsete ja negatiivsete tulemuste määrad suhteliselt väiksed. 1 ja 4 ja Ukraina puhul 3 ja 1, aga Läti ja Soome puhul on siis siin 15% kuni 20%. Kangesti tahaks öelda nüüd teile ühe labori, et minge sinna tellima, aga analüüse siiski veel praegu tellida ei saa, sest see analüüsiteenuse osutamise osa ei ole veel päris selge. Aga loodetavasti selgub siin lähiajal. Sellest anname teada. Ja praegu olekski minu poolt kõik. Kui äkki on selle kohta küsimusi, siis hea meelega. Nii, suur aitäh, Vastan. Külli. Annan võimaluse taas käega märku näidata, kui kellelgi on Küllile küsimusi. Tundub, et ka hetkel küsimusi ei ole. Nii, Aga siis läheme edasi. Võib-olla siis liigume oma päevakavaga edasi. Me oleme küll natukene päevakavast ette jooksnud, aga kuna Küllil on ka meie järgmine ettekanne, siis võib-olla nüüd on sul lihtsalt Külli rohkem aega järgmise teemale pühenduda. Et järgmine teema ja jätkab Külli, toiduga kokku puutuvate materjalid ja muudatus on siis muudatused ka räägime. Nii, ja. Nüüd siis natukene, kas näete midagi? Jah, ilusti, aga sa võiksid panna siis suurele ekraanile. Et hetkel me näeme esitluse vaadet. Aha. Väga huvitav, ma proovin uuesti jagada. Nii. Ja, kuidas on? Nüüd on ilusti näha. Nüüd tuli? Ja, palun. Sealt tahtis natuke aega saada. Ega ma väga täpselt ei tea, kes meie auditoorium on, aga ma üldiselt eeldan, et toidukäitlejad suuremas osas. Ja seetõttu ma võib-olla siin ettekandes vaatangi just neid aspekte, mis võib-olla on toidukäitlejale kõige olulisemad. Et siin lähiajal on olnud muudatusi üldiselt. Bisfenool A määrusest ma olen teavitanud liitude kaudu ja ma olen saatnud ka teavituskirju. Ja sama ka plastimääruse puhul, plastimääruse muudatuste puhul. Võib-olla natuke vaeslapse ossa on jäänud siin ringlusse võetud plastimäärus, aga räägime natukene siis lähemalt sellest. Et bisfenool A määrus võeti vastu 2024. aasta viimasel päeval, õigemini avaldati selle Euroopa Liidu teatajas ja sellega siis keelatakse bisfenool A kasutamine toiduga kokku puutuvates materjalides mõningate eranditega, aga reguleeritakse ka muude bisfenoolide kasutamist
et vältida bisfenool A asendamist muude kahjulike ainetega. Sätestatakse siin ka vastavusdeklaratsiooni kohustus ja kehtestatakse üleminekuperioodid. Ja reguleeritud materjaligrupid on siis liimid, kummid, ioonvahetusvaigud, plastid, trükivärvid, lakid ja pinnakatted. Ja erandina siis on lubatud tõesti bisfenool A-d kasutada epoksüvaikude valmistamisel, mida siis kasutatakse väga suure mahuga esemete katmiseks ja polüsülfaanist filtermembraanide valmistamiseks, mida kasutatakse siis tõesti filtermembraanina, mida võidakse kasutada piimatööstuses või siis ka mahlatööstuses näiteks. Ja sellise erandi puhul on tingimus, et ainet ei tohi toitu migreeruda avastatavas koguses ja seda tuleb siis määrata meetodiga, mille avastamispiir on päris väike, 1 mikrogramm kilogrammi kohta. Kahjuks kohe pärast määruse avaldamist ilmnesid tekstis mõningad vead, sealhulgas üleminekuaegades. Ja komisjon võttis pikalt hoogu ja parandas lõpuks selle määruse ära. See on vastu võetud, aga parandus ei ole iseenesest veel avaldatud. Nii et seda on oodata selle aasta alguses, nüüd üsna varsti, loodetavasti see ikkagi avaldatakse ka. Ja kuna see on ikka väga selline kindel asi, siis ma juba praegu jagan seda infot ja see on siin kollasel taustal siis välja toodud, mis muudatus on ühekordselt kasutatavate valmisesemete üleminekuaja puhul. Et siin on tõesti muudatus on üsna väike, aga võib-olla ikkagi ka oluline. Toiduga kokku puutuvate materjalide valdkonnas ei ole meil sellist mõistet defineeritud, mis siis täpselt on see esmakordne turule viimine. Turule viimine on täpselt samasugune termin nagu toidu puhulgi, lihtsalt sa paned ta turule. See hõlmab enda alla ka seda, et sa võid toota esemed siis lattu valmis ja nad ongi turule viidud. Aga turule viimine võib olla ka siis, kui järgmine ettevõte müüb juba seda toodet edasi järgmisele kliendile. Täpselt samasugune turule viimine. Aga siin tahetakse siis eristada seda, millal on siis toode esmakordselt turule viidud ehk et ta on toodetud ja samaväärne selle tootmisega on ka siis Euroopa Liitu importimine. Nii et selliste ühekordsete valmisesemete puhul on siis ülemineku perioodi puhul sätestatud, et need tähtajad puudutavad esmakordset turule viimist. Et üldjuhul on see siis 20. juuli 2026, aga teatud toodete säilitamise pakendid siis saavad pikema aja. Ehk siis on esmakordne turule viimine 20. jaanuarini 2028. Ja mõlema tootegrupi puhul siis toidukäitleja võib kasutada neid esemeid aasta jooksul ja pärast seda müüa sellisesse pakendisse pakendatud toidu varude ammendumiseni. Nii, siin ei ole lihtsalt väga suurt muudatust, aga korduskasutatavate valmisesemete puhul oli muudatus olulisem või muudatuse mõju oli olulisem. Iseenesest
oli eelnõu tasandil kogu aeg selline graafik, et, et et mõlema, ütleme selle esmase turule laskmise puhul siis pärast esmast turule laskmist võib neid asju edasi müüa aasta jooksul. Õnnetuseks oli sõnastus inglisekeelses versioonis selline, mis avaldamisel ei võimaldanud sellist täpsust saavutada. Nii et korduvalt kasutatavate valmisesemete puhul võib neid turule lasta 20. juulini 2026 ja neid võib edasi müüa ja edasi turustada 20. juulini 2027. Pärast seda võib toidukäitleja neid esemeid kasutada seni, kuni need esemed on vaja välja vahetada. Nii, see käib nii toidukäitleja kohta kui ka tarbija kohta ja kui toidukäitlejal on selliseid esemeid, mis on just professionaalse toidutootmisseadmetena kasutatavad valmis esemed, siis nendele on natukene pikemad tähtajad. Nimelt siis, et turule lasta võib neid 20. jaanuarini 2028. Neid tohib müüa aasta jooksul ehk siis 20. jaanuarini 2029 ja selle perioodil ostetud esemeid võib kasutada nende kasutuse lõpuni. Et professionaalsete toidutootmise seadmetena või valmis esemetena käsitletakse nii kondiitritööstuses kasutatavaid šokolaadivorme, aga need võivad olla ka paateaknad mingisuguses palju keerulisemas seadmes. Kuna see bisfenool A teema on tekitanud palju küsimusi, siis on komisjon ette valmistanud juhised selle määruse rakendamiseks. Need on avaldatud Euroopa Liidu teatajas, panin siia ühe lingi. Ja see on selline küsimuste-vastuste formaadis dokument, mis siis seletab määruse kohaldamisala, muude bisfenoolide ja bisfenooli derivaatide kasutamist, nõuetele vastavust ja analüüsimist, turule viimist ja ka üleminekusätteid. Ja sellega ma praegu siit sellest bisfenool A-st rohkem ei räägiks ja läheks plastimääruse juurde. Plastimääruse muudatused. Siin on üks küllaltki vana määrus aastast 2023, millest sai alguse üks selline puidujahus saaga. Siis muudeti seda määrust bisfenool A määrusega ja siis viimati siis eelmise aasta esimesel poolel, kus siis reguleeriti päris palju nii-öelda sellist regulatiivset osa. Toodi siis, reguleeriti paremini plastilõikejäägid, siis ainete puhtusaastet, märgistamist ja ka analüüsi poolt. Niisiis puidujahust. Aastal 2023 tehti ka päris mitmeid muudatusi, selle hulgas jäeti plastimääruse lubatud ainete loetelust välja puidujahu ja kiud ja ka salitsüülhape. Ja reguleeriti, mismoodi neid aineid, nendele ainetele saaks uuesti luba taotleda. Sätistati ka ülemineku aeg, et mis ajani siis neid tavalisi puidujahuga tooteid siis veel võib turule viia ja selleks oli 1. veebruar eelmisel aastal. See puidujahu tegelikult on selline plastis lisaainena kasutatav aine, et annab mahtu
ja annab ka natuke tugevust. Aga puidujahule konkreetselt ei olnud plastimääruses mingisuguseid spetsiifilisemaid nõudeid ja kuna EFSA ehk Euroopa Toiduohutusamet andis välja seisukoha, et lihtsalt ei ole aluseid arvata, et puidujahu kasutamine on täiesti ohutu, et seal ikkagi on ka väikese molekulmussiga aineid, mis võivad migreeruda, siis seetõttu tuleks tootjatel siis hinnata neid aineid ja taotleda uuesti luba. Ja oligi mõned loa taotlejad, kes siiski ei suutnud selle ajaraami sees neid aineid hinnata, jäid hätta, palusid komisjoni käest ajapikendust. Ja komisjon siis võttis asja kaaluda ja andiski aasta ajapikendust. See ajapikendus antakse siis tagasiulatuvalt, sest see määrus, see on nüüd see määruse muutmise määrus, mille üle sellise sõnastuse üle tehakse palju nalja. Ja seda väga tihti ei esine. Aga seekord siin ta siis on. Nii et 2025. aasta määrusega muudeti 2023. aasta määrust, mis siis iseenesest muutis seda algset plastimäärust. Ja sellega siin siis lubatakse jätkuvalt puidujahu ja puidukiude sisaldavat plasti turule viia, aga siin on väike aga, et see ei ole mitte tavaline, suvaline puidujahu, vaid see peab olema konkreetse puiduliigi jahu, mille kohta on ettevõtja esitanud loa taotluse ja juba päris alguses, mis oli siis määratud seal 2023. aasta määruses. Ja seda puidujahu siis tohib ka kasutada ainult taotluses kirjeldatud kasutustingimustel. See piiritleb üsna täpselt ära, kes võib puidujahu turule tuua. Sest et kui ei avalikus avaldatud taotluse osas ei ole neid kasutustingimusi kirjas, siis ei saa ka keegi teine neid sellist ainet kasutada või müüa, ta ei saa müüa. Ja siin on ka üks selline lisaklausel, et pärast selle aasta jaanuari lõppu võib seda puidujahu edasi müüa, kui EFSA on esitatud loataotluse kinnitanud. Vaatasin sealt OpenEFSA kodulehelt, et esitatud kokku oligi 6 taotlust, millest EFSA kinnitas 3. Et 2 taotlust oli puidujahu kohta ja 1 oli salitsüülhappe kohta. Ja 2 taotlust on tagasi võetud ja 1 EFSA ei kinnitanud, nii et selles osas siin väga palju puidujahu tootjaid ei ole, kes saaksid nõuetele vastavat puidujahu turule panna. Üks asi on veel, mida võib-olla võin veidi mainida. Nimelt, et pärast seda, kui Euroopa tasandil siis puidujahu kasutamine ära väga täpselt reguleeriti, täpsemaks põhimõtteliselt nagu keelati, siis üleöö muutus puidujahu lignotselluloosiks. Puidujahu põhimõtteliselt koosneb lignotselluloosist. Aga komisjoni seisukoht on, et lignotselluloos peab olema ikka väga puhas aine, kui teda kasutada. Ja erinevalt puidujahust ei ole lignotseluloosi lubatud täiteainena ehk lisaainena kasutada, vaid et temast tuleks teha polümeer. Ja praegu ei ole väga teada, et milliseid polümeere saaks lignotselluloosist valmistada ja need küsimusi on nüüd siin komisjonile esitatud päris palju. Esialgu
komisjon lootiski vist asja ära lahendada sellega, et üks on väga konkreetne aine ja siis puidujahu on nagu selline looduslik aine. Et selle järgi saaks neil vahet teha, aga tegelikult ei saa. Ja komisjon on nüüd lubanud, et ta vaatab siis sellele probleemile rohkem otsa, et võib-olla eks siis näeb, mis siit siis välja koorub. Praegu on selline kerge hägus olek selle teemaga. Igatahes, kui selle teema kohta on küsimusi, kellelgi võite tulla küsima. Nii. Ja siis muudatus, millega võeti plastimäärusest välja siis bisfenool A ja bisfenool S ja tehti siis ka seos plastimääruse ja bisfenool A määruse vahel, aga sellel me siin rohkem ei peatuks, see oli selline tehniline. Ja rohkem muudatusi tuli sisse siis selle aasta, eelmise aasta alguses vastu võetud ja avaldatud määrusega, mille puhul siis tehti tehnilisi täpsustusi lisaaine mõiste osas. Toodi siis uusi mõisteid, looduslikest materjalistest saadud ained. Viidi määrus suuremasse kooskõlla biotsiidide määrusega ja võeti välja siit plastimäärusest biotsiidide kasutamise sätted. Siis nõuti ka, et ained, mida kasutatakse plasti tootmisel, oleks kõrge puhtusastmega. Reguleeriti täpsemalt, kuidas siis plasti lõikejääki kasutada, et kui tegemist on lõikejääkidega, mis ei klassifitseeru jäätmeteks, siis teatud tingimustel on täiesti asjakohane neid uuesti kasutada. Toidukäitlejaid võib-olla puudutab rohkem märgistuse täpsustamine. Mis siis veel võiks huvitav olla toidukäitlejatele. Võib-olla, enamus asju puudutab rohkem tõesti plastitööstust. Ja mida ma siin ainete puhul võin öelda, et see kõrge puhtusaste on võib-olla seotud natuke ka sellega, mis toimub ringlusse võetud plasti maailmas, sest et plasti keemiline ringlussevõtt on ka asi, millest saadakse ühesuguse või teistsuguse puhtusastmega aineid. Ja siin öeldakse, et kui jäätmetest saadakse sellise puhtusastmega ained, mis on siin plastimääruses ehk 10/2011 määruses, siis sellisel juhul ei pea keemilise ringlussevõtu ettevõtjad endale taotlema ringlussevõtu protsessi luba. Et nad saavad nagu selles mõttes nagu natukene lihtsamini. Ja siis natukene märgistusest. Edaspidi siis peaks selle muudatusega öeldakse selgesti, et kui plastimääruses öeldakse selgesti, et kui kasutatakse ainet, millel plastimääruses on mingisugune kasutuspiirang, siis selline piirang peab jõudma ka selle materjali märgistusele. Eriti seoses toidugruppide toiduga kokkupuute aja ja temperatuuri ja ka kuumutamisviisi kohta, näiteks, et kas kuumutatakse ahjus või mikrolaineahjus. Et see osa läheb natuke selgemaks. Ja kui on tegemist korduvaks kasutamiseks ette nähtud esemega,
siis edaspidi tuleb anda juhised eseme kvaliteedi halvenemise aeglustamiseks, muudatused, mis viitavad kvaliteedi halvenemisele, tuleb välja tuua ja ka hoiatus, kui valesti kasutamine suurendab migratsiooni. Ja nende nõuetele üleminekuks on kah ette nähtud aega, et neid ei pea järgima selliste esemete puhul, mis viiakse turule enne 16. septembrit käesoleval aastal. Ja kui sellised viiakse turule enne 16. septembrit 2026, siis need võib müüa varude lõppemiseni. Ja võib-olla on see järgmine punkt pigem küll oluline plastitööstusele, sest et kui tegemist on selliste vaheetapi toodetega, mis ei ole veel valmis materjal, aga mida kasutatakse valmiseseme tootmisel, siis oleks vaja ka sellel valmiseseme tootjal teada, et kas selline vahematerjal vastab nüüd selle määruse muudatustele ja on sellega kooskõlas või siis mitte, ja seetõttu tuleb selline teave esitada vastavusdeklaratsioonil vahematerjalide puhul. Nii, ma arvan, et sellega sai nüüd selle plastimäärusega ka ühele poole. Vaatame siis, mis siin ringlusse võetud plastimääruses on. Nii, ka see määrus ei pääsenud sellest, et pärast avaldamist nähti ikkagi selliseid veakohti, aga see muudatus on eelkõige seotud plastimääruse kõrge puhtuse astmega ainete nõudega ja siin siis öeldakse seda, et ringlussevõtu puhul hindab ohutust, selle lubatud protsessi puhul on ohutus juba hinnatud ja siin ei ole vaja enam vaadata seda aine kõrget puhtusastet, vaid et ohutus juba tagatakse nende ringlussevõtu parameetritega. Aga et selle asi oleks selge, siis on see ka määruses kirjas. Ja nüüd siin sügisel avaldatud määrus siis parandab selliseid tehnilisi vigu, nagu väga paljudes kohtades oli viitamisel valed lõigete numbrid, vahel oli viide tervele artiklile, kui oleks pidanud olema vaid mõnele üksikule lõikele. Mõned joonealused märkused olid valed, siis oli ekslikku sõnastust. Näiteks, et kas, mida siis on vaja, mille kohta on vaja esitada info, kas ringlusse võetud plasti sisaldava mahuti või ringlusse võetud plasti enda kohta. Nii et see määrus siin siis parandab need vead, aga seda määrust on veelgi plaanis muuta, millal see muudatus täpselt vastu võetakse ja avaldatakse. Praegu ma ei ennustaks, aga suures plaanis on plaanis muuta vastavusdeklaratsioone, täpsustatakse siis nende liikumist tarneahelas, täpsustatakse ka sellele esitatavaid andmeid, lisatakse 2 uut vormi. Üks on siis, üks vorm peaks olema lihtsam ja tuleb kaasa materjaliga, mille koostis enam ei muutu.
Teine vastavusdeklaratsioon on siis ringlusse võetava sisendmaterjali kohta ehk jäätmete kohta. Ja plaanis on ka ringlusse võetud polüetüleen tereftalaadi toodete importimisel nõuda tollile vastavusdeklaratsiooni esitamist ja siis on plaanis sätestada või määratleda siis need konkreetsed kaubakoodid ja selle järgi määratakse, et milline vastavusdeklaratsiooni vorm siis konkreetse toote puhul tuleb esitada. Ja mulle tundub, et ma olengi jõudnud kõik oma plaanitu ära rääkida. Suur aitäh! Jah, tänan teid! Suur aitäh, Külli! Ja uurin, kas on tekkinud küsimusi infopäeval osalejatel. Et palun andke siis käega märku. Et ma vaatan, et praegu meie vestlusaknasse ei ole keegi kirjutanud. Ja hetkel ma ei näe ka, et keegi oleks käega märku andnud. Aga Külli, ma küsin siis ise, et kas on nendel samadel teemadel oodata ka mingisuguseid järgmisi muudatusi lähiajal või muutusi, millest võiksid juba tegelikult tootjad teadlikud olla, või mis teie töölaual on? No plastimäärus on selline elav määrus, see muutub kogu aeg natukene. Peamiselt on siin erinevad ainete lubamised, et see sisupool, nii-öelda see regulatiivne osa tõenäoliselt enam nii ruttu ei muutu. Aga pikemas plaanis on küll komisjonil plaanis üldse seda toiduga kokku puutuvate materjalide raammäärust muuta. Aga seda infot on olnud nüüd siin üsna pikka aega teada, et komisjon seda plaanib, aga see on üks päris suur amps ja võtab päris tükk aega. Aga jah, see on tulekul, aga millal see tuleb, ei tea. Aga kas on ka teada, et mis need suuremad tööblokid on, mida siis muuta soovitakse või see info veel täna tegelikult täiesti? Eks ta ikka on ikka, et fookus on sellel, et saada see materjali ohutust paremaks, et praegu ta on meil selline ainepõhine, eks ole, et hinnatakse materjali tootmisel kasutatavaid aineid, aga tegelikult need reageerivad materjalis ära juba, tegelikult peaks vaatama selliselt toodetud materjali tervikuna, ehk et mis ained sealt üldse tulevad. Sealhulgas on küsimus ju ka nende nii-öelda NIAS ainete ohutuse hindamisel, et kuidas sellega. Samamoodi info liikumine tarneahelas on teema, kuidas seda saaks paremaks teha, et see üldse liiguks ka. Eks see on keeruline teema, sest et see on seotud ka intellektuaal omandiga, üldse selle teabega, mida ei ole vaja nagu mööda tarneahelat laiali jagada, sest see on väga spetsiifiline, aga siiski võib see olla vajalik näiteks ka ohutuse kontrollimisel, et seda sorti teemad. Suur aitäh, Külli. Kui me edasi liigume, siis ma tuletan meelde kõikidel infopäeval osalejatega, et palve muuta teil siis nimi ära ja asendada see siis oma ees- ja perekonnanimega. Et lihtne liigutus, et ma näen, et mõni teist veel ei ole seda teinud. Ja liigume siis nüüd edasi. Järgmisena ma annaksin sõna Hellika Kallastele, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutusosakonna nõunikule. Ja me räägime siis pakendamata toidu kohustusliku toidualase teabe muudatustest. Nii, Hellika, palun, sõna on sinul. Ja tere, aitäh! Jagan ekraani ja siis
Räägin muudatustest lähemalt. Nii, peaks olema ilusti suurel ekraanil. On olemas ilusti ja Väga hästi. Tere kõigile, mina olen Hellika Kallaste ja teen siis ülevaate sellest, millised olid müügipakendisse pakendamata toidu kohustusliku toidualase teabe muudatused. Määrus, millest siis juttu tuleb, et mida me siis muutsime, on põllumajandusministri 11. märtsi 2015. aasta määrus number 24 ja siia ma siis linkisin praegu kehtiva määruse, et kui sinna klikata, siis jõuab kohe õigesse kohta. Ja enne kui ma räägin täpsemalt muudatustest, siis ma räägin pisut ka sellest määruse reguleerimisalast ehk et milline on siis see konkreetne toit, millele see määrus kohaldub. Ehk et mis asi on siis see müügipakendisse pakendamata toit? Esiteks ta hõlmab siis lahtiselt müüdavat toitu, ka näiteks siis toidukohtades serveeritavat toitu. Teiseks hõlmab tarbija soovil müügikohas pakendatavat toitu ehk et siis sellist toitu, mida pakendataksegi tarbija soovil, kas siis näiteks kaupluses või toidukohas. Ja kolmandaks hõlmab see ka siis müügikohas tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakendatud toitu ja sellise toidu näiteks on siis kaupluse tagaruumis vahetult müügiks pakendatud toit. Ja muudatustest lähemalt, et tegelikult juba eelmise slaidi reguleerimisala sõnastusest võis näha, et seal olid sõnad siis välja arvatud ümberjagatava toidu. Ehk et esimene selline suurem muudatus puudutab ümberjagatavat toitu ehk sisuliselt siis annetatavat pakendamata toitu. Ja muudatuse kohaselt annetatav pakendamata toit ei kuulu enam selle määruse reguleerimisalasse ja mida see siis tähendab? See tähendab sisuliselt seda, et siin slaidil allpool on siis välja toodud kõik need kohustusliku toidualase teabe nõuded, mis kehtisid annetatavale pakendamata toidule sellesama määruse kohaselt kuni eelmise aasta 22. detsembrini, siin on päris suur hulk teavet, siis muudatuse tõttu jäi sellest teabe hulgast alles siis üksnes allergeenide kohta teabe andmine ja see tuleb tegelikult siis Euroopa Parlamendi nõukogu määrusest 1169, nimetan seda siis toidualase teabe määruseks. Ja kuna tegu on otsekohalduva nõudega, siis siin rohkem lihtsamaks minna ei ole võimalik. Ja lisaks siis mainin ka ära, et need allergeenid, mis on siis 14 enim levinud ja mida tuleb siis toidu märgistamise või siis toidualase teabe kontekstis tarbijale, mille kohta tuleb tarbijale infot anda, on siis selle sama toidualase teabe määruse teises lisas. Ja mis on veel oluline, et me ei ole riigisiseselt kuidagi reguleerinud seda, et kuidas täpselt tuleb see teave kättesaadavaks teha abivajajale. Ehk et see, kuidas abivajaja saab teabe allergeenide kohta, on siis puhtalt toiduannetaja, näiteks siis kaupluse ja annetatud toidu vastuvõtja ehk siis näiteks Toidupanga omavaheline kokkulepe. Teavet võib anda näiteks küsimise korral suuliselt, see võib olla ka näiteks kirjalikult, näiteks siis sellele toidule lisatud märgistusel, et see on siis puhtalt kahe poole kokkulepe. Siis teiseks muudatuseks on siis see, et me loobusime tarbijale käitleja nime esitamise kohustusest ja mida see siis tähendab, et kui varem oli nõue nii jaekaubandusettevõtetele kui ka toitlustusettevõtetele tarbija juuresolekuta vahetult müügiks pakendatud toidu puhul, aga ka siis kõikidele jaekaubandusettevõtetele, aga mitte toitlustusettevõtetele kehtiv nõue anda siis samuti teave käitleja nime kohta tarbijale üleantava müügipakendisse pakendamata toidu ja ka tarbija soovil pakendatava toidu puhul, siis enam sellist kohustust ei ole. Ja see tähendab siis praktikas seda, et näiteks kui seda toitu pakutakse kaupluse iseteeninduslikus kas siis sooja või külmatoiduletis, sealhulgas näiteks siis nii-öelda salatipaaris, siis ei ole vaja tarbijale käitleja nime esitada, kuna toiduohutusriske kuidagi ei suurenda see kehtetuks tunnistamine ja teisalt ei vähenda ka oluliselt tarbija õigusi seoses siis selle esitatava toidualase teabega. Et igal juhul, kui tarbijal on soov midagi küsida, siis on tal võimalik pöörduda vahetult toidumüüja poole.
ja lisaks siis muutus paindlikumaks ka sidevahendi kaudu müüdava toidu kohustusliku teabe kättesaadavaks tegemine selle toidu kättetoimetamise ajal. Ja see puudutab nii siis toitlustusettevõtteid kui ka teisi jaekaubandusettevõtteid, aga ma räägin siis esmalt toitlustusettevõtetest. Sidevahend on siis näiteks mobiilirakendus, näiteks Woldi või Bolti äpp, mille kaudu on võimalik siis toitu tellida. Ja mis muutus, et kui varem pidi selle tellitud toiduga kaasa panema siis kogu selle kohustusliku teabe ja see pidi olema kas siis selle toidu pakendil, märgistusel või siis toiduga kaasa pandud teabelehel, siis muudatuse tulemusel ei pea see teave olema tingimata kas siis just sellel pakendil, märgistusel või teabelehel, vaid ta võib olla kättesaadav mis tahes muul viisil. Näiteks siis sellesama mobiilirakenduse vahendusel, mille kaudu see tellimus tehti, või ka siis näiteks telefoni teel. Ja tegelikult siin siis me saame öelda, et see õigusruum muutus nii-öelda praktikale vastavaks või et me viisime siis selle õigusruumi nii-öelda praktikaga kokku. Ja analoogne nõuete nii-öelda lihtsustamine puudutab ka siis teisi jaekaubandusettevõtteid, mitte siis toitlustusettevõtteid. Ja siin siis on üks erisus, et kogu see nõutud kohustuslik teave, mis tegelikult peab olema igal juhul tarbijale kättesaadav, enne kui ta otsustab seda toitu tellida, osta, ei pea olema samuti siis esitatud nii-öelda täiel hulgal seal pakendil või märgistusel ühe erisusega, et toidu säilimisaeg peab olema siiski toidu pakendil või märgistusel ja kui see on nõutud, et selles samas toidualase teabe määruses on ka siis hulk erisusi või ütleme siis erandeid, mille puhul ei pea säilimisaega märkima. Aga jällegi sama põhimõte, et see teave peab ikkagi olema kättesaadav tarbijale ka siis, kui ta saab selle toidu reaalselt kätte. Ja see jällegi, et kuidas see teave tehakse kättesaadavaks, et siin siis ka ei ole täpsemalt seda ette näinud. Seda võib näiteks siis pakkuda selles samas e-poes, kus tarbija selle tellimuse teeb või siis ka näiteks mobiilirakenduse vahendusel. Et igal juhul jah, et kui tarbijal näiteks peaks tekkima mingisuguseid küsimusi, et siis ta saab selle info ka siis, kui ta on selle toidu juba kätte saanud. Ja siin slaidil siis tegelikult ma tõingi need kõik sisulised muudatused kokku. Ja mis on veel oluline jah, et need kõik muudatused tegelikult on juba jõustunud ja jõustusid siis eelmise aasta 23. detsembril. Ja nende kõikide muudatuste eesmärk tegelikult siis oligi lihtsustada nõudeid, vähendada halduskoormust ja siis eelkõige ka nii-öelda toidu annetamise kontekstis oli siis eesmärk vaadata nõuded selle pilguga üle, et kuidas oleks võimalik seal siis nii-öelda tagada see maksimaalne paindlikkus. Aga minu poolt kõik, aitäh! Nii, suur aitäh, Hellika. Kas on tekkinud küsimusi? Hetkel tundub, et küsimusi ei ole. Aga ma küsin siis ise ühe küsimuse, et mis on ka sarnane, mille ma esitasin nagu eelmisele ettekandjale, et kas selles osas on veel muudatusi tulemas, et ma saan aru, et ka bürokraatia vähendamise kontekstis on tehtud teatud leevendusi, millega ka mõne sektori esindajad tegelikult ei ole ju olnud rahul ja see puudutab ju liha päritolu märgistamist siis restoranides. Ja meie nagu selge seisukoht on olnud ju see, et tegelikult ka pakendamata toit peab olema läbipaistev, eks ju, et tarbijal oleks võimalik teha otsuseid, et millise toiduvaliku kasuks ta siis oma siis ostu sooritab, et ühest küljest me saame aru sellest bürokraatia vähendamisest ja lihtsustamisest, aga teisest küljest kui me räägime kogu sellest tarbija teadlikkuse tõstmise vajadusest, et kas siin ei võiks olla või kas siin ei ole nagu natukene nagu tekkinud käärid,
Seda enam, et kui meil ütleme siis on ju läbirääkimistel väga suured erinevad vabakaubanduslepingud ja nii edasi, mis toob meie turule ju hoopis teistes tingimustes kasvatatud toitu, eks ju, et selline pakendamata toidu märgistamine ja päritolu märgistamine on ju oluline. Jaa, et ma alustan sellest, et jah, tegelikult selle pakendamata toidu ümber see töö on olnud päris pikk, mitu aastat ja see eelnõu, mis nüüd lõpuks sai allkirjastatud ja kõik need muudatused, millest ma praegu rääkisin, saidki nüüd selle viimase eelnõuga siis kinnitatud. Ja tõesti, liha päritolu temaatika oli siis sellest nii-öelda eelmises eelnõus sees, aga kuna see tagasiside ja kriitika oli selline, mis lihtsalt sel hetkel ei lubanud edasi sellega minna, aga see ei tähenda seda, et võib-olla kunagi ühel hetkel ikkagi on nagu sobiv hetk ja on võimalik nii-öelda kokkulepe saavutada kõigi osapoolte vahel, et siis ei ole kindlasti välistatud, et selle teemaga mitte kunagi edasi ei lähe, aga hetkel küll, et me eelkõige siis selle eelnõu loomisel lähtusimegi sellisest üldisest riigi halduskoormuse vähendamise eesmärgist ja seega siis said sellised muudatused just siis selle eelnõu raames ka ellu viidud. Aga ma näen, et on ka esitatud küsimus meie vestlusaknas ja küsimus on selline, et kas päritoluriik peab olema märgitud jaekaubanduses pakendisse pakendamata toodete puhul, kui ei ole vaja märkida enam käitleja nime, näiteks lahtiselt müüdavad pagaritooted, salatipaar ja muu selline? Käitleja nimi oli täiesti eraldiseisev nõue, et tõesti seal on siis toidu päritolu, on siis, kui see on nõutud, on ju mingisuguse toidu puhul ja juhul, kui selle info puudumine võiks siis tarbijat eksitada, et siis on vaja päritoluteavet esitada. See võib olla ka siis päritoluriik või lähtekoht. No lähtekoht on näiteks ka Saaremaa, et ta on nagu riigist nii-öelda väiksem territoorium või suurem üldse, et on Euroopa Liit. Aga see käitleja nimi, jah, see oli täiesti eraldiseisev nii-öelda siis kohustus ja see läks nagu täielikult sellest määrusest välja, et igasuguse nii-öelda pakendamata toidu puhul, kus ta enne oli nõutud, siis enam ei ole. Et ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele. Nii, kas kellelgi on veel küsimusi ettekandjale? Hetkel tundub, et kõikidele küsimustele saadi vastused, nii et suur-suur aitäh selle ettekande eest, Hellika. Aitäh teile! Ja on aeg liikuda meie järgmise ettekande juurde ja ma annaksin siis sõna Anneli Haugasele, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi toiduohutuse osakonna nõunikule ja teemaks ülevaade toidu saasteainete hiljuti jõustunud nõuetest ja vaade lähitulevikku. Palun. Tere! Tere! Nii, Kuuleme. Ja video tuli ka ja ma vaatan, kas on näha? Hetkel me veel ei näe. Okei, võtan proovin uuesti. Nii. Nüüd peaks olema vist. Jah, ettekanne tuli ette. Ja ma alustan oma teemaga. Siis ülevaade. Ja, et nüüd me saame siis jätkata ettekandega, mida saab järgi kuulata. Ja pestitsiidide jääkide proovidest räägib kohe Sille meile. Tere! Et mina olen siis Sille Vahter toiduohutuse osakonnast ja annan lühikese ülevaate siis uuest määrusest, mis tuleb siis pestitsiidijääkide proovide võtmise ja analüüsimise kohta toidus ja söödas.
Järgmine slaid, palun. Uus määrus kehtestab siis proovivõtu ja analüüsimise meetodid ja tulemuste tõlgendamise pestitsiidijääkide ametlikuks kontrolliks toidus ja söödas. Praegu kehtib direktiiv 2002/63, mis siis tühistatakse, kui see uus määrus jõustub. Et uues määruses on siis lisaks proovivõtule ka analüüsimise meetodid ja tulemuste tõlgendamise osa, mida siis käesolevas direktiivis ei ole. Et hetkel on see osa ainult pestitsiidijääkide analüütilise kvaliteedi kontrolli juhenddokumendis, aga nüüd ta siis lisatakse määrusesse. Ja seoses sellega siis, et uus määrus on otsekohalduv, siis tuleb tühistada meil ka põllumajandusministri määrus number 99 proovide võtmise meetodid taimekaitsevahendite jääkide sisalduse määramiseks toidus. Ja uus komisjoni määrus hõlmab siis täiendavaid kategooriaid, mida siis selles hetkel kehtivas direktiivis ei ole, näiteks siis mesi- ja mesindustooted, kahepaiksed ja roomajad, metsloomad, kala, kalatooted ja muud mere- ja mageveetooted. Ja lisaks selgitatakse kõrge väärtusega toodete, mis võivad olla näiteks mingid kallihinnalised vürtsid, mille puhul ei taheta väga suurt proovi võtta, et kuna see on kulukas, suure mõõtmeliste toodete, teatud töödeldud toodete ja toidulisandite proovivõtu nõudeid. Järgmine slaid, please, palun. Nõudeid söödaproovide võtmiseks ei kehtestata, kuigi määruses 396/2005 on hõlmatud nii toit kui sööt. Siiski söödaproovide võtmisel tuleb lähtuda söödamäärusest, mis kehtestab siis proovide võtmise. Ja uus määrus kehtestab siis toiduproovide proovivõtumeetodid ja proovide ettevalmistamise ja toidu- ja söödaproovide laborianalüüside meetodid, mõõte määramatuse ja analüütiliste tulemuste tõlgendamise. Järgmine slaid, palun. Palun järgmine slaid. Nii, ma näen ikka seda sama slaidi, et kas... Mis pealkirjaga slaid peaks praegu ees olema? Praegu on minul nõuded proovivõtjale. Aga minul on millegipärast pestitsiidijääkide proovide võtmine ja analüüsimine toidus ja söödas jätkuvalt. Ma ei tea. Ma ütlen, et praegu on tõesti nõuded proovivõtjale see slaid ees, et... No siis võib-olla ma vaatan oma slaidi ja siis ütlen, kui selge vahetamine on. Nii, nõuded proovivõtjale, et pestitsiidijääkide proovid toidus ja söödas võtab siis proovivõtuametnik, kelle määrab kindlaks pädev asutus. Ja proovivõtuametnik vastutab siis proovivõtu protseduuride täitmise eest, mille hulka kuuluvad siis nii proovide ettevalmistus, pakkimine kui ka saatmine. Ja proovivõtja koostab proovidokumendid, milleks on siis proovivõtu protokoll ja selle kohta on uues määruses põhjalik juhend, kuidas seda koostada tuleb, mis seal olema peab. Ja proovivõtja siis väldib proovide saastumist.
proovid võetakse eraldi igast partiist või alampartiist. Juhul, kui saadetis koosneb rohkem kui ühest partiist, vaadatakse igat partiid eraldi ja otsustatakse, mida proovi lisatakse. Juhul, kui partii mõõtmed ei ole selgelt määratletud, siis võib võtta aluseks mingi füüsilise barjääri, näiteks vagun või veoauto või merekonteiner. Ja oluline on, et kui proove võetakse siis kasvatajate juures, siis proovid võetakse nii-öelda farmi väravas. See tähendab siis toodetest, mis on valmis turule viimiseks. Järgmine slaid, palun. Vajadusel jagatakse suuremad partiid alampartiideks, et tagada proovide esindatavus, kui need on füüsiliselt eraldatavad. Siin ma olen lihtsalt toonud välja mõned nõuded proovide võtmiseks, et näiteks iga puuvili, köögivili või kobar moodustab ühe ühiku või kui on tegemist väga väikeste viljadega, siis see ei kehti. Aga pakendatud toodetel on üldjuhul siis, et üks toode moodustab ühe ühiku. Suurte toodete korral tuleb kasutada ühiku saamiseks proovivõtuvahendit, milleks võib siis olla proovivõtu nõu, pulp või nuga või mis iganes. Ja erinevad osaproovid peavad siis tagama piisava koguse materjali laboriproovi jaoks. Aga täpsemalt ma siin ei hakka kirjeldama kõiki proovivõtu protseduuri nõudeid, et need on toodud siis määruses ja seal on põhjalikud tabelid, kus on siis iga toote liigi kohta toodud nõuded, sealhulgas siis nõutud osaproovide arv. Järgmine slaid, palun. Et siia olen ka siis toonud välja lihtsalt sellest uuest määrusest mõned peatükid, et mis seal kirjas on, et määrus siis hõlmab, et proovide ettevalmistamist, pakkimist ja laborisse saatmist, kordusproovi võtmist, nõudeid proovivõtu protokollile, nagu ma juba mainisin, analüütilise proovi ettevalmistust laboris, analüütilise portsjoni ettevalmistust ja säilitamist laboris ja siis on määruses toodud 3 erinevat vooskeemi, üks liha- ja linnuliha proovide võtmiseks, muude toodete proovide võtmiseks ja üldiselt on siis välja toodud proovide võtmise ja analüüsimise protsess, mida ma ka siin detailselt ei hakka praegu kirjeldama. Ja uus osa siis on analüüsimeetodid, mõõte määramatus ja tulemuste tõlgendamine ja selle kohta tooks siis välja, et analüüsimeetodid peavad olema valideeritud iga toimeaine ja toote kombinatsiooni grupi jaoks ja need peavad olema toetatud kvaliteedikontrolli andmetega. Analüüsi tulemused raporteeritakse koos mõõte määramatusega ja saadud analüüsi tulemus esindab kogu tootepartiid, millest proov võeti. Piirnormi ületamiste kontrollimisel rakendavad ametlikud laborid ja pädevad asutused 50% mõõte määramatust pestitsiidijääkide korral, et see tuleneb siis laborite vahelistest katsetest ja ühtlustab tulemused üle Euroopa. Välja arvatud siis on vask, millel rakendatakse 20% mõõte määramatust, kuna tegemist on saasteainega ja sellele on siis erand antud. Ja labor peab samal ajal tõendama, et labori enda mõõte määramatus on võrdne või madalam kui 50%. Ja juhul, kui tuvastatud sisaldus proovis ületab akuutset doosi, võib pädev asutus ettevaatusmeetmena rakendada labori enda madalmat mõõte määramatust. Ja tulemuste tõlgendamise kohta siis, et tulemus loetakse vastavaks, kui mõõte määramatust arvestades ei ole piirnorm ületatud ja mitte vastavaks, kui mõõte määramatust arvestades on piirnorm ületatud.
Proovivõtuametnik siis määrab kindlaks partii, millest proov võeti ja mis võib erineda toidukäitleja partiist. Proov võib olla võetud ühest partiist või partiide grupist, mis jagavad samasid omadusi, näiteks siis tootmise aeg, päritolu, kirjeldus. Kui üks partii, mis on osa partiide grupist, on osutunud mittevastavaks, siis sarnased partiid on samuti kahtlusalused. See olekski siis nagu ülevaatlikult kõik, et määrus jõustub 1. jaanuaril 2027. Määrus võeti vastu Euroopa Komisjoni pestitsiidijääkide komitees novembris 2025 ja nüüd ta lähipäevadel peaks avaldatama Euroopa Liidu teatajas, et hetkel veel ei ole, just vaatasin, aga peaks tulema ja siis järgmise aasta 1. jaanuarist jõustub. See olekski siis kõik praegu. Aitäh! Aitäh, Sille, selle ülevaate eest. Et kas põhimõtteliselt see määrus on ju mõeldud eelkõige laboritele ja riiklike laboritele või ta põhimõtteliselt kohaldab ka kõikidele ettevõtjate enda laboritele? Ettevõtjad ei pea lähtuma sellest proovivõtu protseduurist. Otseselt see oli arutelu all, kas nagu kehtestada see ka ettevõtjatele, aga samas ei saa neid selleks kohustada, et nad seda protseduuri jälgivad. Nad võivad kasutada ka mingeid alternatiivseid proovivõtumeetodeid, aga põhimõtteliselt jah, see on pädevatele asutustele ja laboritele, jah, et see mõõtemääramatuse tõlgendamine ja analüüsimine ja see pool, jah. Et põhimõtteliselt ta mõjutab siis ainult seda labrist või on? Pestitsiidijääke jah, analüüsib meil labris, jah. Et põhimõtteliselt küll selles mõttes. Ja siis meie pädevat asutust ka Põllumajandus- ja Toiduametit, kes siis nagu neid proove võtab reaalselt. Aga selles mõttes, et selle, sa ütlesid alguses kohe, et meil oli nii-öelda oma põllumajandusministri määrus, mis täna selles mõttes seda korda reguleeris, et palju selles mõttes kui palju see nii-öelda meie siseriiklik määrus erines siis nagu sellest Euroopa Liidu määrusest, palju neid lisanõudeid siis justkui nagu juurde tuli? See siseriiklik määrus on kehtestatud selle direktiivi alusel, mida ma mainisin. Ja tegelikult seal ei ole täiendavaid lisanõudeid. Et nüüd ongi, et nii palju kui sinna määrusesse lisaks on pandud, et sealt direktiivist on suurem osa üle võetud, aga nagu ma seal esimestel slaididel selgitasin, et on täiendavad need tootegrupid ja täiendusi on tehtud, jah, et ta on nagu detailsem võib-olla ja selline nagu, me oleks ise tahtnud isegi teda natuke lihtsustada, aga paraku üldine arvamus oli, et võeti ta sellisena vastu. Aga jah, et see praegu kehtiv, see siseriiklik määrus, et ta on selle direktiivi põhjal tehtud ja uuem määrus tuleb jah natuke detailsem, aga see on jah rohkem pädevatele asutustele, et kuigi keegi ei keela ka ettevõtjal sellest lähtuda ja seda nagu sellega tutvuda ja selgitab nagu protsessi võib-olla, kui huvi pakub. No minu see ajendatud küsimus on ikka see, et peaasi, et tootjale ja töötlejale mingisugused lisanõudeid ei tule, et kui te oma nii-öelda riiklikele laboritele lisanõudeid teete, siis ikka neid ei taha keegi, aga lihtsalt, et peaasi, et ettevõtjale ei tule. Ja üks selles mõttes küsimus tekkis ka, et ega ta nagu selles mõttes proovide arvu ju see määrus ei reguleeri, et see on puhas nii-öelda tehniline määrus selles mõttes, et kuidas proovi käidelda. Jah, põhimõtteliselt küll, et see proovide arvu määrab ikkagi Põllumajandus- ja Toiduamet ja siis ettevõtja ise, kui ta tahab enesekontrolli teha. Aga põhimõtteliselt see uus määrus, et ta teeb võib-olla natukene lihtsamaks selle olukorra, et kuna seal on need täiendavad toidugrupid,
et mida varem, mille kohta ei olnud nõudeid varem, et siis sealt on nagu võib-olla lihtsam vaadata, et kuidas siis proovi, et mis need nõuded on sellele proovile, nagu seal olid need mesindustooted ja toidulisandid ja sellised asjad, et selgitab ja võib-olla lihtsustab seda mõnes mõttes, aga täiendavat koormust ei tohiks tulla jah, ettevõtjale, et ta ette ei kirjuta ettevõtjale seal midagi täiendavaid nõudeid. Seda on hea kuulda, et aitäh Sille selle määruse tutvustamise eest ja me saame veel liikuda siis tänase viimase ettekande juurde ja kuulata siis suitsutuspreparaatidest ja nende keelustamisest üleminekul perioodil. Katrin Kempi räägib sellest, et neid inimesi on lihtsalt natuke vähem. Igal juhul suur-suur aitäh, Katrin. Me oleme jõudnud oma infopäevaga suhteliselt lõpusirgele, et siinkohal kindlasti soovime teie tagasisidet. Siin on ees viimane nii-öelda QR-koodiga slaid, kust siis saate kohe õigele kohale, et anda meile siis tagasisidet nii esinejate kui ka teemade kohta ja anda ka märku, milliseid teemasid ja esinejaid kindlasti tahaksite edaspidi ka kuulata. Ehk me siis saame teie maitsele oma infopäeva kombineerida. Mina tahaksin loomulikult tänada kõiki, kes te siin juba hommikust saati olete meiega, aga neid, kes siis valisid ainult selle teise poole ja kuulasite siis toiduohutuse teemalisi uuendusi ja muudatusi, mis on juba olnud nii-öelda rakendunud ja mis on varsti tulemas. Tänan kindlasti esinejaid ja kindlasti tahan tänada ka Kerlit, kes siis võttis esimese poole otsa modereerida ja kindlasti Marget, kes seda tehnilist tuge meile siin pakkus. Nii et suur-suur aitäh teile. Kindlasti hoidke pilk peal Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kodulehel. Sündmuste alt on tulemas palju-palju ägedaid ja huvitavaid sündmusi lähiajal ja suur-suur aitäh teile veel kord ja ilusat õhtu jätku!